99 Maths või siis eesti keeles 99 Maths on Eestis loodud platvorm mängulisel kujul matemaatika õppimiseks. Kuna platvorm on kasutusel väga paljudes erinevates riikides ja saadaval ka väga mitmes erinevas keeles, siis kõige kindlam viis jõuda just eestikeelsele veebilehele on aadressi ribale trükkida 99maths.com/et ja meid suunatakse just eestikeelsele veebilehele. Jõudnud veebilehele näeme koheselt, et 99 Mathsist on nüüd saadaval uus versioon ja seda tänu Innove toele. Platvormil on nüüd kokku üle 20 erinevat teema, klassi arengu raportid ja muud põnevat nii õpetajatele kui õpilastele. Vaatamegi nüüd kõigepealt, milliseid võimalusi see platvorm meile pakub. Platvorm, nagu öeldud, on mõeldud just matemaatika õppimiseks 1. kuni 6. klassi õpilastele. See muidugi ei tähenda seda, et seda platvormi võiks kasutada ka vanemate klasside õpilastega. Eriti just raskemad ülesanded siin on täiesti sobilikud ka vanematele klassidele varasemate teemade kordamiseks või lihtsalt selliseks lõbusaks vahepalaks, võib-olla sellises muidu väga kuivas ja teoreetilises tunnis. Õpetajatele meeldib see platvorm just seetõttu, et kõik teemad vastavad siin õppekavale. Lisaks kogemused näitavad, et 99 Mathsi mängimine meeldib väga ka lastele. Et nad on alati sellest väga haaratud, nad alati ootavad, et seda mängu saaks jälle mängida. Mängu on võimalik kasutada väga lihtsalt nii klassiruumis kui ka distantsõppel olles. Mängu loomiseks ei lähe kindlasti aega üle 1 minuti, olles keskkonnaga tuttav, tavaliselt toimub see mängu loomine veel kiiremini mõnede sekunditega. Ja kuna iga õpilane vastab küsimustele enda nutiseadmes, olgu selleks siis arvuti või telefon, siis tähendab see seda, et mäng on väga hea läbi viia ka distantsõppel, näiteks Zoomi teel või Google Meeti teel. Lisaks on võimalik ka õpetajal määrata, et iga õpilane läbi mängu enda tempos. Ehk siis õpilased ei pea tegelikult mängima mängu üheaegselt. Ja neid 2 võimalust, kas siis üheaegne mängimine või omas tempos mängimine, vaatame hiljem täpsemalt. Ja pärast mängu on õpetajale kuvatud väga põnev analüütika, kuidas mõnel õpilasel selle mängu mängimine läks, mitu vastust ta vastas õigesti, mitu valesti, millised olid need valesti vastatud küsimused ja samamoodi on kogu klassi kohta kuvatud statistika, kui hästi klassil läks. Ja kui klassiga mängida mitu mängu, siis see statistika on ka läbi aja salvestuv. Ehk siis me näeme läbi aja, kuidas klassi tase on tõusnud või kuidas klassi tase võib-olla ei ole nii palju tõusnud, kui me tahaksime ja me teame ka, millistele ülesannetele rohkem keskenduda. Ja nagu juba öeldud, siis hetkel on saadaval üle 20 teema, mille vahel valida ja need vastavad rohkem kui 100 erinevale õpiväljundile. Näiteks liitmine, lahutamine, korrutamine, protsentarvutus, võrrandid, murdude määramine, jagamine, teisendamine ja nii edasi. Esimese asjana loomulikult, kui me tahame seda platvormi kasutama hakata, peame registreerima endale konto. Ja konto registreerimisel on võimalik valida erinevaid kontotüüpe, õpetaja, õpilane või lapsevanem. Õpetaja vaates saame luua klassile ja õpilastele uusi mänge, jälgida nende käekäiku läbi aja ja õpilase vaates saame soovi korral tegelikult ka seda mängu täiesti ilma õpetaja sekkumiseta mängida, ehk siis mängida lihtsalt iseseisvalt enda huviks. Hetkel minul on juba õpetaja konto olemas, seega login lihtsalt sisse. Kõige mugavam on sisse logida kasutades Google kontot. Pärast sisse logimist jõuame kohe nii-öelda mängima sektsiooni, kus me näeme oma viimaseid mängitud mänge ja teemasid, milledega me saame luua uue mängu. Lisaks üleval menüüs on meil siin sellised sektsioonid nagu klassid, tulemused, kutsu kolleege ja enda kontosätted. Klasside all me saame vaadata oma klasse, mida me oleme varasemalt loonud või siis luua uusi klasse. Hetkel on mul klassideks 5A ja 3B. Ja proovimegi nüüd ühega neist klassidest ühe mängu läbi viia. Valin uuesti mängima ja valin mõne teema, mis teemalist mängu ma soovin läbi viia. Näiteks võtan hetkel lihtsalt liitmine. Nüüd ma saan valida ka liitmise alateemasid, kas täisarvuline liitmine või 10 murrud.
Jään hetkel täisarvude juurde ja valin, et arvude vahemik võiks olla näiteks 1-20-ni. Vaatan rohkem valikuid ja ma saan tegelikult ka ise määrata, mis see arvu vahemik olla võiks, aga jään ikkagi 1-20-ni juurde. Näidisülesannete juures näidatakse, millised ülesanded hetkel valitud sätetega õpilased nägema hakkavad. Need ülesanded ei ole kindlasti täpselt sellised, mida õpilased näevad, aga süsteem genereerib meile juhuslikkuse alusel uusi ülesandeid, mis vastavalt sellisele mallile. Vajutades veel näiteid, ma näen, millised need ülesanded hakkavad olema. Kui olen kõigega rahul, vajutan nupule järgmine. Nüüd on mul võimalus valida, kas ma soovin läbi viia live-mängu või omas tempos mängu. Live-mäng on siis selline mäng, kus kõik õpilased mängivad üheaegselt. Me saame seda läbi viia nii klassiruumis kui ka siis distantsõppe ajal mõnes virtuaalkohtumise keskkonnas. Omas tempos mäng on sobiv sellisel juhul, kui me soovime, et õpilased mängiksid mängu näiteks kodus endale sobival ajal või ka klassiruumis. Võib-olla näiteks, kui nad saavad muud ülesanded valmis, saavad nad boonuseks mängida seda mängu. Hetkel proovime läbi viia ühe live-mängu. Valin live-mäng. Nüüd ma saan valida mängu pikkuse. Kõigepealt mitu vooru ma soovin mängida. Hetkel 1-5 vooruni. Hetkel jään ühe vooru juurde. Ja kui pikk see üks voor võiks olla, 20 sekundist kuni 120 sekundini, jään hetkel 60 sekundi juurde. Ja valin järgmine. Nüüd, kuna mul on 2 klassi olemas, ma saan automaatselt valida, kumma klassiga ma mängin. Ja see on oluline sellepärast, et ma saaksin jälgida klassi arengut läbi aja, läbi erinevate mängude. Kui ma jätan selle sammu vahele, siis kõik mängud on justkui erinevate õpilastega ja meil ei ole nii palju lõpus sellest statistikast kasu. Võtan hetkel 3. B-klassi. Ja mulle kuvatakse liitumisinfo, mida ma saan jagada oma õpilastele. Õpilastel on nüüd mänguga liitumiseks 2 varianti. Kas nad lähevad aadressile join.99maths.com ja sisestavad sinna mängukoodi. Või ma jagan õpilastele koheselt linki, kus on mängukood juba sisse pandud. Võib-olla klassiruumis on mugavam, kui õpilased lähevad aadressile join.99maths.com, sisestavad koodi ja kui me viime seda mängu läbi näiteks distantsõppes, siis me saame seda jagada koheselt seda linki. Ma võtangi nüüd hetkel siia kõrvale nii-öelda õpilase vaate ja vaatame, kuidas õpilane saab mänguga liituda. Olengi nüüd õpilase vaates ja sisestan aadressi ribale lingi, mille ma sain õpetaja käest. Ja minu käest küsitakse minu kui õpilase nime. Peeter. Tere tulemast, Peeter, ja nüüd ma jään ootama, kuni õpetaja alustab mänguga. Õpetaja alustab mänguga, kui kõik klassikaaslased on samamoodi mänguga jõudnud liituda. Lähen tagasi õpetaja vaatesse. Õpetajana ma näen, et Peeter on nüüd mänguga liitunud ja ootan ka, kuni liituvad ka Peetri klassikaaslased. Mänguga alustamiseks peab mänguga liitunud olema vähemalt 3 inimest. Ja nüüd ma näen õpetajana, et mänguga on liitunud ka Toomas ja Karin. Oletame, et mu klassis ongi hetkel ainult 3 õpilast, Peeter, Toomas ja Karin, kõik on kohal ja ma saan mänguga alustada. Liitmine täisarvud 1-20-ni, 1 voor, 60 sekundit. Õige vastus annab 10 punkti, vale vastus -10 punkti. Alusta vooruga. Õpetajale kuvatakse pärast mängu algust sekundeid, mis näitavad, kaua on veel aega mängu lõpuni ning lisaks ma saan õpetajana valida näita reaalaja tulemusi. Siin ma näen täpselt õpilasi ja mitu küsimust nad on vastanud õigesti, mitu valesti ja palju neil on punkte teenitud. Vaatame nüüd mõne õpilase tulemusi. Ma näen näiteks, et Karin on vastanud 2 küsimust õigesti ja 1 küsimuse nüüd valesti. Ja tal on kokku 20 punkti. Jällegi vastus õigesti. Vaatame, kuidas läheb näiteks Toomasel.
Toomas on ka ühe küsimuse vastanud õigesti. Ehk need tulemused reaalajas muutuvad ja samamoodi, kui me jätame selle tabeli klassi ees võib-olla tahvli peale lahti, siis ka õpilased näevad reaalajas, mitmendal kohal nad täpselt hetkel selles mänguvoorus või selles mängus on. Ja mäng saigi läbi, klassi tulemus oli 45, kuvatakse esimesed 3 kohta, kes kui palju punkte sai, ja lisaks on ka meile kuvatud täpselt klassi tulemused. Ma näen, et ma olen selle klassiga tegelikult juba ühe korra varem, ma näen, et tegelikult ma olen selle klassiga juba tegelikult ühe korra varem liitmist teinud ja sellel korral ja sellel esimesel korral oli see tulemus väga halb. Nüüd teisel korral on tulemus juba päris palju parem. Ma saan vaadata ka just selle mängu raportit, kui ma vajutan vaata raportit peale. Ma näen siin seda, mis oli klassi tulemus. Ma näen mitu küsimust kindel õpilane õigesti vastas. Näiteks Karin vastas õigesti 3 küsimust 4. Täpsus oli 75% ja ma näen ka, millisele küsimusele ta vastas valesti. Ja mis on tema võimekus? Võimekus on siis selline punktisumma, mis arvutatakse välja täpsuse ja kiiruse põhjal. Toomas vastas ühe küsimuse 1 õigesti, tema täpsus oli 100, aga ta lihtsalt vastas vähe küsimusi ja selle tõttu sai ta nii-öelda teise koha. Ja Peeter vastas õigesti 0 küsimusest 0, ta ei vastanud ühelegi küsimusele. Ja statistika põhjal me saame väga hästi vaadata, et millistele õpilastele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, milliste õpilastega tuleb rohkem tööd teha. Vaatame nüüd ka, milline näeb see mängu läbimine välja õpilase vaates. Jällegi ma saan õpetajalt lingi, kuhu minna, et mänguga liituda. Sisestan selle lingi aadressi ribale. Minu käest küsitakse minu nime ja lähen mängima. Jään nüüd ootama, kuni õpetaja alustab mänguga. Ja õpetaja on mänguga alustanud, sekundid hakkavad käima, ma näen, et mul on aega vastata 1 minut ja 26 sekundit, hetkel on punkte 0 ja ülesanne on mul kuvatud siin üleval ääres. Lisaks väga hea võimalus, kui õpilased kasutavad vastamiseks näiteks tahvelarvutit või nutitelefoni, siis siin allpool on kuvatud ka numbristik, kus saab kohe näpuga neid õigeid numbreid valida. Või siis klaviatuuriga valides numbrid klaviatuuri pealt. Vastan ka mõne küsimuse, 15, 20, 16 ja näen, et mul on juba 30 punkti. 18, vastan ka mõne valesti, näiteks 10 ja ma kaotan 10 punkti. 14 ja nii edasi. Ehk mul on aega nüüd kuni siis veel 38 sekundit küsimustele vastata. Ja mäng saigi läbi. Ma näen, palju ma mängu jooksul kokku punkte sain, 50 punkti ja ma näen ka oma klassikaaslaste tulemusi. Karin väga võimsalt sai 180 punkti, mina sain teise koha 50 punktiga ja Toomas jäi 3. 30 punktiga. Ma saan vajutada ka vaata statistikat nuppu, kus ma näen, millistel ülesannetele ma vastasin väga kiiresti, näiteks 14+2 ainult läks 1 sekund aega ja millistele küsimustele ma vastasin kas valesti või ma mõtlesin nende peale väga pikalt. Näiteks siin on välja toodud siis 14+1, mille peale ma mõtlesin lausa 30 sekundit. Ja ma saan valida mängi veel. Läheme tagasi õpetaja vaatesse. Seesama mäng nüüd õpetaja vaates, jällegi mul on kuvatud klassi tulemus, mul on kuvatud õpilaste individuaalne nii-öelda saavutus top 3 oma siin suuremalt ja 4. koht siin all väiksemalt. Ja samamoodi jällegi see klassi tulemus läbi aja kulgevalt. Ehk siis ma näen, et mäng 3, nüüd see klassi tulemus oli juba märksa parem kui jällegi mäng 2 ajal. Ja lähen tagasi siis sinna avavaatesse, klikkides siia logo peale. Vaatame üle ka teise mänguviisi, milleks on siis mängimine omas tempos. Selle jaoks valin siit mõne uue teema, hetkel näiteks lahutamine
jätan need valikud siin samaks, valin järgmine ja nüüd mitte ei vali live-mäng, vaid valin omas tempos mäng. Ja see sobib siis kas siis tunni jooksul omas tempos õpilastele lahendamiseks või koduses keskkonnas lahendamiseks omas tempos. Ja ma saan valida, kas õpilased lahendavad seda mängu mingi teatud aja jooksul, näiteks hetkel on siin valitud 1 minut, või ma võin öelda, et nad mängivad 5 minutit. Või ma võin valida tehete arvu, ehk nad peavad selle ülesande jooksul lahendama mingi teatud arvu ülesandeid. Valingi hetkel, et 15 ülesannet. Iga õpilane peab ära tegema 15 ülesannet. Mingit ajalist piirangut ei ole seatud. Ja ma saan valida, mis kuupäevaks ja kellaajaks see mäng peab olema õpilaste poolt mängitud. Hetkel on siin automaatselt valitud neljapäev 25. veebruar. Ma võin seda muuta, näiteks valida võib-olla siis pühapäeva õhtu. Valin pühapäev 28. veebruar ja 23.59. Ehk siis pühapäeva südaööks peab mäng olema mängitud. Ja valin järgmine. Valin jällegi klassi, 3. B-klass. Ja nüüd on mulle kuvatud mängulink. Ma saan selle kopeerida, vajutades siia nupule ja jagada seda linki õpilastega. Õpilastel on võimalik mängu hakata mängima täpselt sellel hetkel, kui nad selle lingi avavad ja lahendada siis, nagu hetkel oli nõutud, 15 ülesannet omas tempos. Proovime nüüd korraks ka õpilase vaates selle omas tempos lahendatava ülesande lahti võtta. Olengi siin õpilase vaates ja kleebin siia aadressiribale õpetaja käest saadud lingi. Sisestan jällegi enda nime ja lähen mängima. Ma näen, et hetkel on nüüd keeleks jäänud inglise keel, aga õnneks ma saan seda keelt muuta. Valin eesti keel ja alustan mänguga. Ma näen, et see on nüüd 0 ülesanne 15 ja punkte on hetkel 0. Kiiret pole, võin mõelda, vajutan siia 15, 1 ja lahendan kõik ülesanded ära, mis õpetaja on mulle jätnud. Mängu lõppedes näen, mitu punkti ma sain, mitu küsimust ma vastasin õigesti ja saan vaadata ka jällegi enda statistikat, mida ma peaksin parandama ja mis läks mul valesti. Liigun tagasi õpetaja vaatesse. Õpetaja vaates on nüüd oluline koht tulemuste sektsioon. Tulemuste all ma näen tegelikult kõiki mänge, mida ma olen varasemalt oma klassidega mänginud. Ja ma näen ka neid läbi aja klasside tulemuste muutusi. Ja siin on mul üleval näiteks üks 3. B omas tempos mäng. Ja nüüd see ongi see viimane mäng, mille ma lõin ja mida on hetkel mänginud ainult üks mängija. Ma klikin siia peale ja ma näen, et hetkel on seda mänginud Mikk, kes sai õigeid vastuseid 14-15. Ja täpsus oli 93%, ma näen ta vigasid ja ma näen seda siis võimekuse skoori. Kui ma lähen tagasi, mis ma siin statistika vaates veel saan teha, ma saan filtreerida klasside kaupa, näiteks ainult 3. B-klass ja ma saan vaadata ka mõningaid varasemaid mängitud mänge, näiteks olen siin jagamist mänginud oma 3. klassiga päris palju. Ma näen, kuidas nende tase on järjest mängudega tõusnud, läinud järjest suuremaks ja ma näen ka, millised tulemused õpilastel just selles ühes mängus olid. Jällegi, milliseid vigu nad tegid ja kui mitu küsimust vastasid õigesti. Viimase trikina tahaksin teile näidata võimalust, kuidas saab mänge väga kergesti korrata. Minnes mängima sektsiooni, saab valida siit viimaste mängude seast, valin ka näiteks näita rohkem, mänge, mis ma olen viimati mänginud ja valida lihtsalt mängi veel. See tähendab seda, et need sätted ja seaded, mis ma selle mängu jaoks valisin, need kõik on hetkel samad ja saan valida lihtsalt järgmine ja mängida seda sama mängu klassiga uuesti. Ehk jällegi hea võimalus, kuidas seda mängu luua veel kiiremini ja kuidas siis jälgida klassi arengut läbi erinevate mängude. Kindlasti on see platvorm, see keskkond
väga mõnus lisand matemaatikatundidesse ja soovitan vähemalt ühe korra proovida, kuidas õpilased selle vastu võtavad ja usun, et ei pea pettuma. Ja kui teile endale see platvorm juba meeldib, siis kindlasti saate valida ka siit ülevalt menüüst kutsu kolleege ja soovitada seda platvormi ka oma kolleegidele.